räägime kehakaalust. See on siin väga suur teema olnud terve elu. Mäletan, et lapsepõlves ma ei olnud paks laps, aga ma olin kogu aeg paistes. Ma isegi ei tahtnud juukseid kanda niimoodi, sellepärast ma tundsin, et siis tuleb see eriti esile. Et kindlasti tohtinud olla hästi niimoodi. Et ma tundsin kogu aeg justkui nagu vales kehas, et see ei ole mina. Miski on valesti. Nagu ma olen ka jaganud, siis mul väga varakult hakkasid ka erinevad terviseprobleemid ja sümptomid, mida mul täna enam ei ole. Aga jaa, ehk et terve elu, umbes 40 aastat, oli siin täielik challenge see kaalu teema. Et mis mõttes mul ei püsi kaal normaalses vahemikus, vaid isegi porgandit süües ma võtan juurde. Mul töötasidki ainult äärmuslikud dieedid. Atkinsoni dieeti ma tegin juba teismelise eas. Kuid see ei olnud jätkusuutlik nagu ükski dieet. Ülikooli ajal ma sõin, siis polnud ka eriti raha, 500 kalorit päevas ja jällegi toimib teatud aja. Siis nüüd täiskasvanu eas tegelesin fitnessiga, et vaadates kõiki neid imelisi kehasid ja nemad on ju selle saavutanud läbi selle, siis kuigi mul endal ei olnud eesmärki lavale minna, siis minu elustiil oli täpselt samasugune nagu inimesel, kes läheks lavale. Väga rasked trennid, jõutrennid, aeroobsed trennid, toitumine aastaid karbist, kus kõik on kaalutud, loetud, mõõdetud, et olla kindlasti sellises pisikeses defitsiidis ja kulutada kogu aeg rohkem. Et see töötab ja toimib mingi aeg, aga kui sa ei taha terve elu kaaluda ja mõõta ja lugeda ja oma karbitoitu süüa ja pidevalt sellele kogu aeg mõelda ja sellest stressis olla, et siis ka see ei ole jätkusuutlik ega mõistlik ega loomulik, sest siis sa ei kuula oma keha loomulikke signaale, vaid teed nii, nagu programm ette näeb. Ja see on tegelikult kaugenemine iseendast, iseenda tunnetusest, kehatunnetusest, intuitsioonist ja nii edasi. Ja lõpuks ma loobusin. Ma lõin käega. Ju siis see keha, selle geneetika, selle loomus ongi selline, et ta ei olegi kunagi ideaalses vormis. Ja ideaalseks vormiks pidasin ma seda, kus on see rasva kogunemine siis mõistlik. Ma ei oska seda sõnadesse panna, mul ei olnud mingit ideaal fitnessi keha silme ees, et jah, ma tahaksin selline olla. Ma lihtsalt tahtsin vähem kaaluda ja mitte olla kogu aeg nii puhvis ja rasvunud kergelt. Olles vegan, süües orgaanilist, vältides gluteeni, piima, suhkrut ja nii edasi ja nii edasi. Ei olnud ka nendest kasu ja tuli ka meelde, et õppisin aasta toitumisnõustajaks, läbisin kooli kenasti, tegin eksami kenasti. Ma ei õppinud seal palju uut kahjuks, sest mul oli juba eelnev taust sel teemal väga hästi selgeks tehtud. Ehk et see üldine narratiiv siis, mis on need toitumissoovitused ja nii edasi, kuidas peaks ja võiks sööma. Et loomulikult need makrod, kuidas valgud, rasvad, süsivesikud jaotuvad, on tavamõistes on see üks soovitus ja ütleme, kui sa tegeled sellise fitness-alaga ja eesmärk on rasvaprotsendi vähendamine, siis seal on need makrod teistsugused. Et jah, aga see ei toiminud. Need soovitused ja õpetused, ka mina tegin päris mitmeid nõustamisi,
Kuid ma ei hakanud sel alal tööle, sest et ma nägin, et see ei toimi ei minu peal ega ka minu klientide peal. Need toitumissoovitused, mis meil täna, mida meile jagatakse. Aga mis juhtus? Ma olen nüüd üle aasta, 1,5 aastat olnud stabiilselt sellises kaalus, mis oli minu eesmärk eelnevalt kogu aeg seda saavutada ja ma saavutasingi seda mitu korda, aga hambad ristis ainult sain ma sellest nagu kinni hoida ja see ei püsinud, sellepärast et see nõudis tohutut pingutust ja vaeva, kalorite lugemist, mõõtmist, äppi sisestamist ja jumala eest mitte millegi muu söömist või siis nälgimist, et nagu teatud asjad toimisid aga see oli tohutu pingutus ja see pingutus tuleb alati ikkagi ka tervise arvelt kahjuks. Et nüüd ilma igasuguse kalori lugemiseta, ilma igasuguse pingutamiseta, ilma igasuguse toidule mõtlemiseta või välimusele, mu kaal püsib iseenesest seal, kus ma alati seda tahtsin näha. Ehk et esimene number on 5. See oli ületamatu. Ja ma saavutasin selle varem ainult siis, ma ei tea, mingite keelatud rasvapõletustablettidega, imedieetidega ja justkui keha vägistamisega läbi tohutute trennide ja makrode lugemise. Ja mu tervis muidugi kannatas selle all väga palju. Ja täna on rahu ja tasakaal. Ma ei pea pingutama. Mul puudub toidumüra, ma ei pea sellele mõtlema ja mul on ka vedanud, et mul on imeline elukaaslane, kes armastab süüa teha ja eriti nüüd, kui selleks söögiks on ainult liha ja mina söön, mis on ette antud. Ei kurda. Ja tõesti, pühin ainult rasva luua otsast ja limpsan keelega ja lokkun taldrikut ja püsin ilma igasuguse vaevata normkaalus. Ehk et kui sa sööd optimaalset dieeti, mis on inimesele optimaalne, mida inimesed on terve evolutsiooni jooksul, välja arvatud see viimane paar tuhat aastat, kuni 10 000 aastat söönud, siis keha loomulikult ilma pingutuseta, ma ei tee ka trenni, sest et ma tunnen, et mu keha on üle treeninud kunagi, nii et praegult on ta diivani kartul või mis iganes öeldakse. Et küll ma sinna trenni ka jõuan, et eesmärk oli oma tervis saada tagasi ideaalsesse vormi. Nii ja siis, kui jääb ka seda energiat üle, siis absoluutselt ma igatsen trenni, ma igatsen liikumist, see on loomulik sellele kehale. Kuid tundub, et tänu sellele, et ta üks hetk on üle treeninud, siis nüüd ta lihtsalt naudib rohkem sellist rahu. Et sellele vaatamata pikad jalutuskäigud metsas, allikale, siin Assaku vahel, lähme käime, teeme sõite, vanalinna, jalutame seal, et selline liikumine ikkagi on igapäevane. Aga ja keha tahab lisaks veel venitamist kindlasti ja jõutreeningut, eriti vanemas eas. Et pluss 40, nii südamele, liigestele, kõigele on see toetav. Et igal juhul see käib ka selle tervisliku eluviisi juurde ja peaks olema siis osa sellest optimaalsest toitumisest ja eluviisist. Ehk et paljud jõuavad selle toitumise juurde just seetõttu, et soovivad kaalust vabaneda. Minu puhul oli see täielik boonus, kuna mul oli juba rahu. Rahu hinges, et nii on. See on okei, ma lepin sellega, ma enam ei võitle sellega. Et kuna ma olen juba kõike proovinud ja sellist nagu püsivat tulemust ikkagi ei ole võimalik saavutada, siis see, et mul hakkas karnivoorina ka kaal alla liikuma iseenesest, oli ainult boonus. Aga see ei olnud eesmärk, miks ma seda dieeti alustasin. Need olid minu tänased mõtted kaalu osas. Et soovitan kõigile proovida
ja loomulikult on ka neid inimesi, kellele see kohe ei tööta nii nagu sellele kehale. See oleneb paljuski sellest, milline oli sinu toitumine eelnevalt. Nagu ma mainisin, siis meie toitumine oli juba väga-väga puhas ja tervislik täistoit, hästi taimne ja nii edasi, orgaaniline, gluteenivaba, suhkruvaba, piimavaba, alkoholivaba, palju trenni. Et siis siin see keha reageeris hästi, aga osadel on juba aastakümnete pikkune kõrgest veresuhkrust tingitud insuliini resistentsus, eeldiabeet või diabeet 2, 1, mis iganes, siis see paraku võib võtta kuid, enne kui kaal hakkab ka liikuma. Kui rakkudes siis jälle selline taastub see, mis see sõna on, et nad ei ole enam ühesõnaga insuliini resistentsed. Saab tulla insuliin alla, veresuhkur on juba all selle toitumisega, aga ka siis vabaneb see, kui insuliin tuleb alla, rakkudesse talletatud siis energia ja rasv, mis varem oli seal kinni. Ja sellest lähtuvalt hakkab ka kehakaal langema. Kui keha on adopteerunud saama energiat rasvast. Ja seda saab ta teha siis, kui sa ei lollita ja ei anna talle juurde glükoosi süsivesiku näol, ükskõik, mis see siis ka on. Et keha saaks siis minna ketoosi ja rasva põletusse. Ehk et sööme liha ja rasva, valku ja rasva ja kehakaal saavutab oma optimaalse. Kes on liiga peenikene, see võtab juurde ja kellel on lisakilod tänu eelnevalt tarbitud liigsele süsivesikule enamasti, need saavutavad siis selle optimaalse, milleks see keha loodud on geneetiliselt. Et kui me vaatame ajas tagasi väga palju, siis me seal ülekaalulisi inimesi ei näe. Ei näe me ka neid haigusi, mis tänapäeval meil on. Et oleme kahjuks kaugenenud väga palju loomulikkusest, naturaalsest, looduslikust eluviisist ja see on meid paraku viinud sellisesse tervisekatastroofi, kus me oleme täna. Justkui targemad kui varem, igasugused nutiseadmed, AI-d, targad inimesed, teadlased, kõik on ümberringi ja ometigi ja kulutame miljardeid tervisesse siis ja tervisehoidu, oleme me endiselt ja jätkuvalt aina haigemad. See on fakt ja see on kurb, aga lahendus on nii lihtne. Kõik, mis sa sööd, toidab sinu tervist või haigust. Ja nii lihtne see ongi. Soovin sulle ilusat päeva. Tšau.